Eesti peaministrina oli Kaja Kallas Euroopas pidevalt pildis, seda nii tugeva riigijuhina kui ka arvamusliidrina. Nüüd aga oma uues ametis on Kaja Kallas justkui pildist kadunud. Kas see on hea või halb märk? Me ei hinda ju komisjoni toimetulekut või Euroopa Liidu toimetulekut rahvusvahelisel areenil, mitte Kaja Kallas ekraanil oldud minutite järgi. Et see ei ole lihtne töö ja väga suurel määral on see ju konsensuse loomine, mis paratamatult tekib nõrgima ühisnimetaja tasemel liikmesriikide vahel. Olgu ta eestlane kes tahes, fakt on see, et ta on saanud sellele kohale ainult tänu kokkusattumustele, tänu sõjale Ukrainas, tänu sellele, et ta on naisterahvas ja tänu sellele, et tal olid head suhted von der Leyeni ja Macroniga. Muud ei olegi. See tähendab, terve aasta jooksul Kaja Kallas pole midagi head korda saatnud. Kas ta on või? Ma ei tea ühtegi asja. Nii kriitilised nagu Jaak Madison siiski enamus teistest Euroopa Parlamendi saadikutest ei ole. Eks tema üks muresid on olnud see, et ootused tema ametisse asumisel olid päris kõrged. Samas paljud, kes neid ootusi kõrgeks ajasid, ei andnud endale aru, mida see positsioon tegelikult endast kujutab. Paljud ootasid, et kõrge esindaja võim on üüratu, kuid tegelikult on Kaja Kallasest kõrgemal positsioonil mitmeid kolleege. Seetõttu ei olegi Kaja Kallase pärusmaaks pidada läbirääkimisi teiste suurriikide juhtidega. Mis võib-olla meil Eestis mõisteti algusest peale natuke valesti, arvata, et kui Kaja Kallas saab välispoliitika kõrgeks esindajaks, siis ta jätkab suhtlemist peaministrite, presidentidega, riigijuhtidega. See ei ole nii. Ta on täna Euroopa Liidu välisminister. Ehk tema täna suhtleb välisministritega ja see on see tase, kus ta langetab otsuseid, kus ta võtab otsuseid vastu ja kus ta saab ka juhtnööre oma käitumiseks. Seega Kaja Kallas saab teha vaid seda, milles liikmesriigid kokku lepivad ning viimase aasta jooksul on ka Euroopa Liidu liikmesriikide vahel aina rohkem lahkarvamusi. Kõige reljeefsem on kogu see Lähis-Ida temaatika ja Iisraeli-Palestiina küsimus, kus ka liikmesriikide seisukohad on väga vastuolulised, mis tähendab, et lihtne on siis ka kriitikal tulla. Ühed ütlevad, et kõrge esindaja teeb liiga vähe, teised ütlevad liiga palju, kolmandad ütlevad, et teeb vales suunas ja nii edasi. Nii et mida rohkem on selliseid polariseerivaid välispoliitika teemasid, selles mõttes ka seda rohkem ka välisasjade kõrge esindaja kriitikat saab. Enda uues ametis peab Kaja Kallas kuulama ka päris palju kriitikat, nagu näiteks, et ta on liiga ebadiplomaatiline, ta on liiga emotsionaalne ja liiga nõrk. Kuidas teie arvates siis Kaja Kallas hakkama on saanud? Mul on kahju seda öelda, aga väga ei saanud. Samas, kui ma mõtlen selle peale, olgem ikka objektiivsed, see positsioon ei ole see, kus on tegelikult mingisugune jõuolg olemas. Kaja Kallas, nagu kõik tema eelkäijad, on selle olukorra pantvang, kus kõik otsused välispoliitilised nõuavad konsensust 27 liikmesriigi vahel. Selleks peab olema hea läbirääkija, hea diplomaat. Hea diplomaat Kaja kindlasti ei ole. Võib-olla ka, mis annab tunda, Kaja Kallas ei ole kunagi diplomaat olnud. Aga kui sa tahad olla Euroopa Liidu esidiplomaat, siis sa pead teadma ka seda, kuidas ettepanekuid teha, kuidas liitlasi leida, ei pea alati esimene olema. Võib-olla on hea, kui ettepaneku teeb keegi teine, et võib-olla seda diplomaatilist poolt, seda sooviks talle rohkem. Arusaadavalt ka Kaja Kallas ei ole kõige paremini positsioneeritud, et tegelda näiteks Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide kahepoolsete suhetega, et siin ta võib-olla natukene valejalaga astus välja oma ametiaja üsna alguses. Enda ametiaja alguses julges Kaja Kallas väljendada kriitikat Donald Trumpi suunal ning see on talle kalliks maksma läinud. Kui ta näiteks veebruaris USA välisministriga kohtuma sõitis, jäid talle uksed suletuks. Välisministeerium tõi ametlikult kohtumise ärajäämise põhjuseks ajakava probleemid, kuid omavaheliste suhete jahedust näitab ka see, et USA välisminister Marco Rubio keeldub ka nüüd Kaja Kallasega kohtumisest, et arutada Ukraina rahuläbirääkimiste teemat. Sellel positsioonil, kas saaks paremini hakkama tema eelkäija Borrell või Federico Mogherini, ma kahtlen sellest sügavalt tegelikult. Sest kui me vaatame näiteks Ukraina konteksti, ega USA huvi ei ole, et Euroopa oleks seal laua taga. Nii et Kaja võib-olla neile ei meeldi, aga keegi teine tema asemel, kas ta saaks paremini hakkama, ma kahtlen selles. Kaja Kallas ei ole mitte ainult Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Ta kannab ka Euroopa Komisjonis Ursula von der Leyeni asendaja rolli asepresidendi näol.
loomulikult kriitika tuleb ka sellest, et Kaja Kallas on väga isepäine ja suunab seda tema jaoks õiget poliitikat. Väga palju räägitakse Ukrainast, aga tunda on, et sellises keskkonnas, nagu seda on Euroopa Liit, pead ka teiste muredega arvestama. Ja on näha ka, et väga suur pinge on tekkinud komisjoni presidendi ja Kaja Kallase vahel. Selle aasta juulikuus umbusaldati Ursula von der Leyenit ning sellega ka kogu Euroopa Komisjoni. Komisjoni umbusaldamine ei ole sugugi tavapärane. Viimati toimus selle 10 aasta tagasi. Sel aastal on aga umbusaldamist ette tulnud suisa 2 korda. Sest ka oktoobris proovisid nii Euroopa Patriootide fraktsioon kui ka Euroopa Parlamendi vasakpoolsete fraktsioon järjekordselt komisjoni kukutada. Piisavalt hääli ei saanud aga kumbki fraktsioon kokku. No ma arvan, et neid selliseid igapäevaseid konflikte me oleme tegelikult meedia vahendusel lugenud ja seda on poliitiku päris hästi toonud ka välja. Kui me räägime ikkagi komisjoni umbusaldusest siin plenaarsaalis, siis Ursula von der Leyeni vastased eeskätt ikkagi näevad seda, et teda maha võtta. Mitte küsimus ei ole 26 teises volinikus või ka kõrges välisesindajas. Peamiselt on ikkagi soov poliitiliselt näidata, et see komisjon, mida Ursula von der Leyen juhib, ei saa oma tööga hakkama. Esimene aasta on kindlasti harjutamise aasta, tegemist on uue volinikuga, et kui siin mõnigi volinik on ametis 2. või 3. ametiaega, siis Kaja Kallas ju alles esimest. Ja aasta ei ole olnud kindlasti lihtne ja neid kriise ja konflikte ja väljakutseid, millega tegeleda, on olnud väga palju. Kriise on olnud palju ja kriisid ootavad ilmselt Kaja Kallas ka tuleval aastal veel ees. Harjutamise aasta saab läbi, nüüd peab Kaja Kallas Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgesindajana tõestama, kas just tema on õige inimene selles ametis.